Oleme tulnud Stroomi randa, kus Surftown surfiklubi on valmis pannud romantilise päikeseloojangu supimatka, mida läheb Uudo Sepp oma kaaslasega kohe proovima. Mis emotsiooniga te supimatkale lähete? Kuule, täitsa rahulik on, ma ei tea. Põnevusega. Praegu on ilus ilm ja täiesti puhas taevas, et saab nautida seda päikeseloojangut. Ja nüüd Kalipsodesse. Lähme. Ja nüüd lähme suppama. Kui keegi tahaks tulla samamoodi päikeseloojangut nautima, mis ta selleks tegema peab? Tulgu Surftowni surfiklubisse. Mõistlik on ennast registreerida. Facebookis on infot, mis õhtuti meil täpselt need matkad on, aga kell 8 hakkavad. Supitamine on kõige lihtsam viis merele pääseda ja seal mõnusat aega veeta. Ja supitamine on ülihea võimalus saada linna virvarist välja. Täiega mõnus. Ma ei tea, mis sa arvad, Kendre? Täiega mõnus. Oli täiega mõnus ja päike loojus ja väga selline mõnus merehääl oli ja matk on vist üle 4 kilomeetri pikk. Meie tegime ainult täna vist oli 2 kilomeetrit. Romantilise päikeseloojangu supimatka saab osta kingitus.ee lehelt, kuid Superstaari saate katsetele minek tasub kiiremas korras ära planeerida, sest saatesse saab end kirja panna kuni 14. augustini. Superstaari saates osalemine tegelikult aitas mind väga kardinaalselt elu muuta, et ma ei oleks kunagi arvanud, et ma Saaremaalt nõnda lihtsalt saan ära tulla ja see Superstaari saade andis mulle selle võimaluse. Kord mõtlesid, et kas sa nüüd saad edasi, et ütleme võib-olla sinna kui finaali poole peal seal, kui olid need 5. ja 4. kohad, siis enam nii palju nagu selle peale ei mõelnud, et kas sa nüüd välja kukud või kas midagi sellist võib juhtuda, et siis juba oli nagu sellest pingest juba nagu närv nii lõdva, et lihtsalt läksid ja laulsid enda laulu ära. Mida sa uutele siis tulijatele soovitaksid? Ma soovitaksin tugevat närvi, kindlasti rääkige hästi palju lähedastega, et selles suhtes kõigil, kellel on sõbrad ja tuttavad ka samamoodi, kes lähete kõik koos saatesse, siis alati toetage. Mis projektid sul hetkel käsil on? No hetkel on palju esinemisi, teeme Haige tiksu saadet, siis Kendraga ja ülikool. Et õpin suhtekorralduse alal siis BFM-is, et see on ka nagu tohutult äge elamus mu jaoks. Mida sa 8. hooajal tootad? Põnevust. 8 on tegelikult lõpmatu number, 7 oli minu õnnenumber ja sellepärast võib-olla juhtus võit minu tasku minevat, aga 8 on selline lõputuse number, et kindlasti võiks olla selline metsikult äge põnev saade.